Tere, mina olen Maarja ja õpetan Haapsalu Kutsehariduskeskus sees umbes 5. aastat siis arvutiõpetust, tekstitabeli töötlust, graafikat ja esitlusprogramme. Juhendan ka veebitehnoloogia esimese ja teise kursust ja viin läbi koolipraktikat. Rääkida tahaksin teile täna 3 õpiobjektist siis. Üks sellest oleks veebitehnoloogia ühe ainepunktine HTML programmeerimine. HTML programmeerimise siis tunnid olen viinud oma serverisse www.metsi.com, kus siis on kõik materjal üleval. Teste ei ole, kuna asi on praktiline, ehk me peame tegema igal juhul oma arvutis, ma ei saa testi teha. Kursus on siis 75% auditoorne ja 25% sellest moodustavad kodused tööd. Ülesanded on üles ehitatud selliselt, et õpilane, kes ei saa käia koolis või on liikluspuudega ja nii edasi, et on võimalik ka seda kodus teha. Kõik ülesanded on üles ehitatud siis väikestesse moodulitesse. Iga moodul sisaldab ülesannet või harjutust ja kursus lõpeb siis praktilise tööga, kus ta oskab siis kodulehte valmistada ja seda kujundada, vigu leida ja nii edasi. Teine õpiobjekt, millest siis tahaks rääkida, oleks tehniline joonistamine arvutil. Tehniline joonistamine arvutil koosneb 2 ainepunktist, millest üks ainepunkt on Google SketchUp. Google SketchUp on niisugune väike lihtne programmike, millega on võimalik teha 3D graafikat ja seda viia igasse programmi. Põhimõte on sama nagu eelmisel HTML kursuse, kus 75% on auditoorset tööd, 25% kodused töid. Ja samas on võimalik ka seda kursust nagu teha 100% ka e-õppel kodus, kui on võimalik, kui õpilasel on olemas litsents programmi kasutamiseks. Hetkel see programm on küll tasuta, aga järgmine programm on siis nagu tasuline, mida kodudes pole võimalik. Väike eeldus on ka joonistamisel, et on läbinud ühe ainepunktilise tehnilise joonistamise kursuse, et ta oskaks välja lugeda jooniseid ja neid teha edaspidi. 3D-d läheb vaja arvutikursus sellepärast, et teha näiteks projekteerivad vahendid lihtsustamiseks, graafikas, reklaamid, logod, nii edasi. Teine programm, mis on üks ainepunkt, oleks siis Solid H modelleerimine. Solid H modelleerimine on samamoodi üles ehitatud väikestesse moodulitesse. Siinkohal on välja viidud siis nagu ülesanded juhenditest nagu väljapoole. Et siis on juhend ja siis samm haaval on ka toodud ära ülesande nagu juhend siis. Iga ülesanne on üles ehitatud nii, et esimesed ülesanded on pikemalt seletatud ja viimased ülesanded on juba napisõnalisemad, et õpilane oskaks teha iseseisvalt ülesandeid. Ja kursus lõpeb siis kontrolltöödega, kus iga õpilane saab loosi tulemusena suvalise ülesande ja ta oskab selle viia siis 3D-sse. Nii.